piisavalt valist. Meil on siis, ma ei tea, see kuulda on sealt. Meil on siis täna duubel 2, on vaja teada saada, kui kiire on selle jõe voolu kiirus. Et ära arvutada, kui kiiresti jõgi voolab ja kui kiiresti me saaksime nullenergiaga sisuliselt kuskile jõge mööda kulgeda. Selle jaoks meil on väga lihtne meetod, jääpanga meetod. Suurepärane jääpank, meile siia kenasti ära tellitud. Sõidab meil siit kenasti silla alt läbi. Mina panen kella käima, kui tema on silla juurde jõudnud täpselt. Niimoodi jõuab siit silla alla kohe ja aeg läheb käima nüüd. Nii operaator vaatab, et see autol laia. Nii, lähme teistpoole silda. Vaatame, mis aja jooksul see jääpank läbi. Nii ja jõudiski. Nii, ajaks saime jääpanga liikumiskiiruseks 8 sekundit. Nüüd me teame, et 8 sekundiga jõudis silla alt läbi see jääpank. Me teame ka, et selle silla laius on 9 meetrit ligikaudu. Seega lihtne arvutus. Aeg jagada meetritega, siis 8 jagada 9 meetriga saame 0, mingisuguse numbri. See jääpank liikus siit silla alt läbi peaaegu meeter sekundis. Peaaegu meeter sekundis, jah. Natuke isegi kiiremini. Vaat. Siuke lihtne võimalus voolu kiiruse mõõtmiseks. Et mis me selle teadmisega peale hakkame, see teadmine on väga hea. Nüüd me teame, kui kiiresti me näiteks, kui me teame selle jõe pikkust, me teame siis, kui kiiresti me suudame jõuda mitte midagi tehes sinna punktist A, punkti B. Punkti B täpselt. Nii lihtne see ongi.